Raadio Elmar. Elmar üllatab. Hallo, tere, olen Inga Lepik Statistikaametist. Kas ma räägin Milvi Männiga? Jah. Tere, meile on andmebaasi ilmunud teie isikuankeet, mis on rel2011.ee ära täidetud ID-kaardiga. Et te olete selle loendamise juba ära teinud. See rahvaloenduse, jah? Jah, oleme küll, ma tegin arvutis, tegime ära selle, jah? Jaa, et me oleme selle andmebaasis nüüd kätte saanud ja ma tahaks natuke täpsustada mõningaid vastuseid, mis te olete meile andnud. No? Ja esiteks teie usu kohta, et teie olete islamiusku. Islam? Oota, sa midagi valesti äkki lõid? Aga teie olete Milvi Männi ja olete selle ära täitnud ja te olete ID-kaardiga muidugi sisse loginud. Ja Keisi ID-kaardiga. Ja, siis on siin veel selline kummaline asi, et te vahetate elukohta pea iga 3 kuu tagant. Seal on midagi valesti siis. Ei ole, ma käisin ju, tegin ju siin, mitte ID-kaardiga ma käisin ju pangas, panga kaudu käisin. Ja ise täitsite ära, mitte ei lasknud kellelgi teisel juures olla ega täita? Olime see, kes käis õpetas Koemets Liiviga koos tegime seda. Siis on siin veel, et millal te olete Eestisse kolinud, viimati on 2007. aastal Iraagist. Issand, kuule, seal on midagi väga valesti läinud siis. No mul on siin veel mõningad erikummalisi asju, et sellepärast ma helistangi, et kontrollida, sest siin on veel näiteks, et ajateenijaks olete kandideerinud 3 korral. Oi, kuidas need andmed nii valesti, ma olin ise kõrval ja kui me täitsime neid just koos, täitsime. Kellega koos te täitsite, see on väga oluline. Võib-olla Liivi Koemetsaga, tema oli siin, tegi neid statistika andmeid ja siis mina lasingi nagu ära teha, ma sain selle pangakoodi sinna sisse. Ja, aga kas tema on ikka teie jaoks usaldusväärne või? Aga mina arvan kindlasti on. Ma olin ta kõrval ju, aga kuidas siis mingi näpukas või mis asi sealt siukest, kuidas see võimalik on siuke asi? Aga äkki on mingi häkkeri teema teil seal? No vot see küll, kuidas mismoodi siuke asi võimalik on? No vot, ma ei oska öelda ja siin olete te ära märkinud meediakasutuse koha peal, et kõige rohkem kuulate te Raadio Elmarit. Niisugused asju ma pole üldsegi pannud. Siukest asja pole nagu küsitudki. Aga Milvi, mis raadiot te siis kuulate kõige rohkem? Eks ma kuulan Elmarit küll muidugi. Aha. Olete mõnikord kuulnud, et tehakse üllatuskõnesid ja... Mis jutt see praegu on? Me tegime teile üllatuskõne Elmarist. Ei ole võimalik. On küll võimalik. Mina olen Kerli Padar ja Veiko Soom on ka siin minuga stuudios ja itsitame natukese niimoodi. Oi! No, mina läksin nüüd praegu väga orki endaga. Ma hakkasin mõtlema, ma olin ise juures, kui kõik see asi toimus ju. Ei, teie andmetega on kindlasti kõik korras ja ma täiesti mõtlesin need kõik asjad ise välja, et selles mõttes ei ole mingit ohtu ega mingit hirmu ei peaks olema. Lihtsalt me tahtsime teile natuke nalja teha. Aga huvitav, kes seda sükest asju nüüd siis minu andmed sinna üldse andis? Elmarisse andis teie andmed? Aga pakkuge välja, kes see võis olla? Mis te arvate? No ma ei oska öelda, kõik mu sõbranna või? No on sõbranna küll. Karina kindlasti. On. Ongi, jah? Ja. No vot, arvata võis, tema saab ainult niisuguste lollustega hakkama, teised ei ole ju selleks võimelised. No Karina kirjutab siin, et teil on hea kunstianne, te oskate kõike teha, eriti hästi lumeskulptuure. Noh, kui ikka lund on, siis saab ikka, on ju. Kui aega on, eks ma siis teen, ju. Ja teil pidi olema väga selline korralik huumorisoon ka olemas. No jaa, aga praegu ma küll ei oska siin huumoriga midagi võtta, ma ilmaksin ja eks sattus ka selline natuke tõsisem teema, võib-olla nii aktuaalne teema. Ma ilmaksin täiesti ära ju. Mõtlesin, kuidas see võimalik on. Ei, Milvi, kindlasti on kõik kõige paremas korras, ainult et me tahtsime natukene teie õhtupoolikat mõnusamaks teha. Oi. No jah, suur tänu teile küll sellest, aga eks ma siis katsun siis, ma ei tea, kuidas ma selle Karinaga küll hakkama saan. Raadio Elmar.